Tere järjekordset pühapäeva. Tänase saate teema on pööripäev. Ma ei ütle jõuluootus, ma ei ütle advent. Millegipärast ei ole see kõik minu jaoks enam juba aastaid, võib öelda aastakümneid olnud, kuna nende pühade tegelik mõte on hoopis kuskil mujal, kui see tegelikult olema peaks. Ma vaatasin taas kord ühte sellist filmijupikest, kus oli tegu väga elulise tööintervjuuga. Ja see tööintervjuu paigutas inimesed, need kandidaadid, täiesti elulisse keskkonda ja kuidas siis keegi nendest kandidaatidest ennast üleval pidas, arvates, et keegi neid vastutusele võtta ei saa. Ja lõpptulemus oligi see, et see inimene, kes arvas, tal on kõik lubatud. Kui sa näed välja nagu kaltsakas, siis ma võin suga teha, mis tahad, mis mina tahan. Ja samas oli teine inimene, kes oli nõus vahele astuma. Kuni selleni välja, et see käitumine on täiesti sobimatu ja et kutsub politsei, millel siis kannatanu ise teadis, et ei ole vaja, et mida nemadki teha saavad. See, kes vahele astus, oli samamoodi oma teada jäetud uue tööandja poolt rippuma ehk siis ootama. Ja kui siis, kuna aeg nagunii oli juba läbi, järelikult kohtumist ei tule, lähme istume ja räägime. Ja see nii-öelda kodutu oli algselt see, kelle suure rahapatakaga rahakotti siis see teine kandidaat lihtsalt omastas. Kui nüüd inimesed lihtsalt võtaksid vaevaks istuda maha, rääkida, nad võivad avastada, et ka kõige konarlikuma kivi sees võib tegelikult peituda teemant. See inimene, kes siis astus selle vähem vaesem, taha seda sõna kasutada tegelikult, vähem kindlustatu eest välja, lõpetas siis selle päeva selliselt, et ta andis sellele inimesele ära kõik selle, mis tal hinge taga oli. Mitte ainult enda, vaid ka oma isa arvete maksmise raha ja ühesõnaga oht tegelikult järgmine kuu jääda ilma elamispinnata, ilma millegita. Ja kui see mees küsib, siis see vaene, see kodutu, et miks sa seda teed? Ja Piiga siis vastab, et sa meenutad mulle mu isa.
ja seetõttu ma tahan teha seda, mis on õige. Samas muidugi jõudes koju tagasi, oli ta kurb, isale ka nagu rääkida ei tahtnud. Ja kui ta juba jõudis ennast kokku koguda, et ikkagi räägib isale, mis ta selle rahaga tegi, siis ta juba jõudis öelda, et ma tegin midagi väga, väga halba. Ma andsin ära kõik meie raha. Isa, visuaalselt vaadates tõesti oli selle kodutuga väga sarnane. Ütleb talle selle peale, et ei saanud olla halvasti, kui sa tegid seda, mida sa tundsid, et on õige. Hakates juba seda olukorda kas siis isale vastu vaidlema või mis iganes, et ikkagi kõik rahad läksid ju, arved on maksmata, et mis siis nüüd saama hakkab. Saama hakkas aga selline asi, et telefon helises ja see tööandja, kes siis oli kutsunud neid vestlusele, teatab, et vabandust, väikene segadus ajagraafikutega, et palun tulge homme sel kellaajal meie kontorisse. Mõlemad kandidaadid olid siis kohale kutsutud ja siis sekretär, kes siis neid vastu võttis, tahtis, et isikut tõendav dokument. Ja see teine kandidaat, see siis otsib oma taskutest 2 rahakotti ja sekretär siis imestab, et teil on 2 rahakotti. Jaa, see on selleks, et taskuvargaid valele teele juhtida. Peibutis. Jõuab kohale siis meie kõige oma raha äraandja tütarlaps ja muidugi see esimene kandidaat siis oli väga häiritud sellest, mis mõttes on ju. Ja hakati siis rääkima elu väärtustest. Just nimelt väärtustest. Ja läks juba jutt taaskord sellele, et mida see tütarlaps teeks, et kui tal oleks see võime, mismoodi ta aitaks ja toetaks neid, kes on vähem kindlustatud. Esimene kandidaat loomulikult läks sellest keema, lõpetage ära, mingit jama ajate suust välja, et millal boss kohale tuleb, et ma tahaks juba teada, kas ma saan, ma tahaks oma lepingut juba saada. Natukese aja pärast sekretär tõuseb koputuse peale püsti ja läheb, laseb uksest sisse sellesama kodutu. Selleks hetkeks on aga see kodutu juba oma ametivormis. Ehk siis ülikonnas, kallis ülikonnas. Ja tuleb, istub juhi laua taha, nii nagu
alguses sekretär ütles, et vot, et me oleme siin kabinetis, et härra tuleb. Paanika läks muidugi lahti sellel, kes omastas tema rahakotti. Kõigepealt hakkab süüdistama ja väitma, et ei saa ju olla, te olite see kodutu seal. Natukese aja pärast, vestlust siin ja edasi ja tagasi ikkagi esimene kandidaat üritas ennast siis paremaks teha. Ja tööandja, direktor, omanik, mis iganes ta seal oli, tõmbas ta niimoodi korralikult maha, et istuge maha. Kõik saab olema omal ajal. Ja ulatab meie tütarlapsele siis 10 korda suurema tšeki, mis siis tüdruk oli talle kui kodutule andnud. See muidugi käivitas selle esimese kandidaadi, sest see tšekk ulatati sõnadega, et võta seda kui tööle asumise boonust. Hästi. Esimene kandidaat kargab püsti. Te olete kõik siin lolliks läinud, mingi maailma päästmine käib. Teeb ukse lahti, aga ukse tagant tahavad just sisse tulla politseinikud. Nende küsimus, härra see ja see, kas see mees on see, kes teie rahakoti varastas? Nii nagu see oli, nii see ka sai. Esimene kandidaat leidis ennast trellide taga. Mida ma tahan selle looga öelda? Ja miks just nimelt pööripäeva pealkirja all? Kui sa teed seda, mis on sinu sisemise kompassi järgi õige, sa teed seda isetult, sa teed seda sellepärast, et see tegevus annab sulle tiivad. Siis ei saa olla, nii nagu tütarlapse isagi ütles, sa ei saanud teha midagi halvasti või valesti, kui sa tegid seda, mis oli sellel ajahetkel õige tegu. Teha õigeid asju, öelda õigeid sõnu. Hästi tugevalt praegu käib läbi, eks ole, õige. Selle vastaspool on vale, mis tegelikult on hinnangud. Kuid seda saab ka asendada veidi teistsuguse, veidi pikema lausega. Ehk siis, kui sa teed seda, mis on sinu moraali kompassi järgi õige, siis sa ei saa kunagi teelt eksida. Isegi kui sind tahetakse süüdistada, sind tahetakse maha teha, sind tahetakse valedega panna tundma ennast, et sa oled teinud midagi halvasti, siis kui sina tead, et
see, mida sa teed, on sinu sisemise moraalikompassi järgi just see, mida sa sel hetkel pead tegema. Ja see ei kuulu vaidlusele, see ei kuulu edasikaebamisele, see lihtsalt on. Siis isegi kui sind püütakse tühistada, isegi kui sa tunned mingil hetkel, et ma enam ei jaksa, siis meenuta alati seda. Kui me ühel hetkel selle kehastuse välja lülitame, maha jätame, siis teisele poole minnes ei võta me kaasa ei neid suuri rahasid, ei neid valega üles vuhvitud maske. See kõik jääb maha. Ja kui me oleme selle maha jätnud, siis sealpool nähakse tõde. Ma ei räägi tõde, mida kõik on, mingi seltskond on kokku leppinud ja otsustanud, et see on tõde, vaid tõde, universaalne tõde, mida püütakse varjata, mida püütakse peita. Kuid seda ei suudeta tappa. Ja taaskord võtame vanarahva ütlused ette. Valel on lühikesed jalad, tõega sõuad kaugele. Kuid vaatamata kõigele nendele ilusatele kuvanditele, nendele ilusatele loosungitele, meie, kes me elame tões, on vahest väga keeruline, sest seda universaalset tõde ei taheta omaks võtta, seda universaalset tõde ei taheta vahest isegi tunnistada. Miks on nii palju inimesi, võtame COVID-i eelsele ajale kõige lähem selline kiirete maskide langemise ajale. Inimesi mõnitati selle eest, et nad suutsid mõelda oma peaga. Nende arvamusi, nende hoiakuid peeti valeks, neid püüti hirmutada ja olles nüüd tulnud tagasi tänapäeva, kohe 25. aastasse, siis tegelikult me näeme, et see, mida nii nimetada vandenõuteoreetikud rääkisid aastatel 2013 kuni 2000, peaaegu 20, on meie endi silme all, meie enda eluajal lahti rullunud ja nii nimetada vandenõuteoreetikud on ümber nimetatud ettekuulutajateks. Muidugi seda ei taheta neile lihtsalt anda, aga faktid on need, et just see, mida räägiti nendel aastatel, siis 10 aastat tagasi, on tänaseks saanud tõeks. Maalehe esikaane pealkiri. Maoaasta saab olema veel julmem, veel karmim. Võimalik.
aga kui te nüüd vaatate seda aastat. Seda aastat juhtis draakon, mis materjalist ei oma tähtsust. Draakon on tarkuse sümbol. Tarkus, jõud, vägi. Tänu tema kohalolule on varjudest välja tulnud väga palju neid inimesi, kes elavadki omaenda südametunnistuse, tõe ja aukoodeksi järgi. Neid on tulnud väga palju ja tänu sellele, et nad nüüd on valguse kätte jõudnud, on nad hakanud arenema ja tegelikult muutnud tumedate tegelaste elu päris keeruliseks. Keeruliseks just sellepärast, et universaalne tõde tuleb pinnale ja nad ei saa enam mitte midagi teha sellele. Kes on kuulanud Irina Belichova roolikuid, videoid, siis on täpsemalt kursis nende sündmustega, mis siis tegelikult toimub, et olgugi, et ta on venelanna ja mitte meie maa kodanik, vaid vaatamata sellele räägib ta globaalseid asju, ehk siis reegleid, suhtumisi täpselt selle järgi, mis tegelikult on inimlikkus. Mitte raha orjaks olemine, vaid mõistmine, kes, kus ja miks on selle olukorra meil praegu selliseks loonud ja mismoodi on õnnestunud neil saada enamus, võib julgelt öelda, enamus inimesi endale alluma. Öeldakse, et 70% inimestest on totaalselt ajupestud. Kui hakkas see suur vaktsineerimisteema, siis püüti saavutada 70% süstituid. Praegusel hetkel sattus ette uudis. Ameerikas on 70% elanikkonnast tekkinud väga kummalised südameprobleemid. Edasi, mõelge ise. Mis on millega seotud? Nüüd järgmine samm, kes on suutnud enda jaoks selgeks teha, et see, mida meile püüti tõena serveerida, ei ole seda mitte. Ja kui nüüd võtame sammu edasi, siis hakkame küsima, et aga kellele seda vaja on. Selleks, et täpselt aru saada, kellele, tuleb meil vaadata rohkem mitte ajalugu. Ajalugu on ümber kirjutatud. Ajalugu on ümber kirjutatud täpi pealt samamoodi, nagu on piibel ümber kirjutatud. Tuleb meil teha silmad lahti, astuda samm tagasi ja jälgida. Miks on oluline jälgida? Me teame, et kui
meile tuleb sõber ja hakkab kurtma oma mingit probleemi, siis kuidagi me teame väga lihtsalt, kuidas seda probleemi lahendada. Teil kõigil on sellised sõbrad olnud. Ja kui sa ise oled täpi pealt samasuguses jamas, nagu sein ees mitte midagi ei näe. Tuletame meelde vihapead. Kui inimese viha tõuseb tema suuni, siis ta ei kontrolli seda, mida ta välja ütleb. Kui inimese viha tõuseb üle tema kõrvaavade, siis ta isegi ei kuule enam, kui sa püüad talle nii-öelda selgitada reaalset olukorda, mis on, millest ta mööda vaatab. Kui inimese viha tõuseb ülespoole kulme, siis ta võib-olla veel suudab mõelda, aga ta isegi ei näe seda, et tema tegevus, tema käitumine, tema sõnad võivad olla valel ajal vales kohas, täiesti valedel alustel või mis iganes veel. Ja nüüd veel see viimane, kui viha tõuseb üle pea, siis ta isegi enam ei suuda mõelda. Ja siin ongi hästi oluline. Astu olukorrast tagasi. Mitte kunagi ei saa me lahendada oma olukordi emotsioonide pealt. Kui meil emotsioonid tõusevad taevasse, siis üks võimalus on need emotsioonid rakendada oma eesmärgi, oma sihi ette. Ja see annab sulle löögijõu. Teine asi, sa astud sammu tagasi. Sa maandad enda sees emotsioonid. Sa maandad, sa ohjad. Sa võtad nad kontrolli alla. Sa tood selle vihataseme allapoole. Mida rohkem allapoole sa saad, seda rohkem sa saad tagasi kontrolli iseenda üle. Sinu süda, sinu suu, sinu kõrvad, see, mida sa näed ja loomulikult sinu mõtlemine. Astud sammu tagasi, vaatad suurt pilti ja siis alles hakkad taipama, mis, miks, kuidas ja mis selles on head, mida ma praegu veel ei taipa. Draakoni võim kestab veel jaanuari lõpuni, kuid selles suhtes võin küll selle pealkirjaga leppida, et madu ei ole niivõrd hirmuäratav, kuivõrd ta on salvav. Need, kes on jõudnud tänaseks või selle aasta numbri sees ennast kas või panna sellele teekonnale, et saagu mis saab, asjad peavad muutuma, siis nendel on lihtne need maod oma elust välja võtta, seejuures mõistes, miks nad meie elus olid, mida me peame tegema, et nende tekitatud kahjustused tervendada. Ja mis on ülioluline selle asja juures? Andestada iseendale, eelkõige iseendale. See, et sa lasid endale
kõik need aastad, aastakümned teha seda, mida sa tänaseks kahetsed, mille pärast sa arvad, et need, kes sulle ülekohut tegid, peaksid saama karistatud, siis mõtle, miks oli seda sinul vaja. Sest vaadake tõele näkku, me kutsume oma ellu järjest ja järjest neid asju, sest need on meile millegipärast vajalikud. Selle lõigu lõpetuseks tahan meenutada teile seda anekdooti, kuidas mees ärkab hommikul üles, pole veel voodistki välja suutnud ennast ajada ja hakkab mõtlema, perse, ma pean jälle tööle minema. Nagunii on ummikud, nagunii keegi astub mulle ette, nagunii keegi kallab mulle kohvi peale. Tööl hakkab jälle see üks ja sama jama. Ülemus on mölakas, kolleegid on idioodid. Ja tema selja taga seisab või tema pead siis seisab siis kaitseingel ja mõtleb. Väga kummalised soovid, aga sinu käsk on minu seadus. Niisiis, pööripäeva energiates ma väga soovitan, võtke ja vaadake üle eelmise perioodi toimetamised, eelmise perioodi õppimised ja andke andeks endale, et te esimese momendiga kõike seda ära ei õppinud ja laske lahti vihkamisest. Ma olen rääkinud vihast ja vihkamisest eelmistes videotes, kuid alati tasub neid minna uuesti kuulama, sest kui sa elad vihkamises, siis see tähendab seda, et sa jood mürki ja loodad, et see, kes sulle on ülekohut teinud, sellest mürgist ära sureb. Loogiline on ju. Täiesti loogiline, miks mitte. Et kindlasti tuleb võtta endale aega. Need asjad ei käi ühe hetkega. Aga kui te juba saate sellele metoodikale pihta, see, mis oli, see oli. Mis selle asja käivitas? Miks pärast need asjad langesid kokku selliselt? Mida mina sellest õppisin? Ja kui te suudate endale selles kohas teha, ahaa, see oli see iva, mida mul kõigest sellest jamast vaja oli. Jah, mul oli valus, jah, mind ajas vihale, jah, ma olin kuri, ma olin hüljatud, võite lugeda ükskõik mis sõnu sinna ette. Aga tegelikult see, kui te üritate hoida endas vihkamist, sest oi, mulle tehti liiga, mind tahetakse lohku tõmmata, siis vaadake uuesti, kas see ikka on nii. Või olete te ise endale selle genereerinud sõnaga, oma soovidega, oma mõtetega. Ärge unustage, et teie selja taga seisab teie kaitseingel ja kirjutab kõik ülesse.
ja te saate ikka ja jälle seda, mida te kirute. Keskenduge sellele, mida te soovite saada, mitte sellele, mis teil puudu on. Ma jagasin oma Facebooki lehel ühte võimast energeetilist pilti, mille sõnumi ma lasin siis tehisintellektil ka ümber tõlkida ja seal ütleb väga ilusti. Jaa, ma ei ole pime mööda maad ratsutavate sõja- ja surmaratsurite osas. Ma näen neid, ma tean. Aga samas võtan ma endale täie vastutuse selle eest, et aga ma ei saa seal midagi muuta. Mida ma saan muuta, on minu enda ruum. Kuidas ma käitun oma lapsega, kuidas ma käitun oma lähedastega, milliseid mõtteid ma hoian. Ehk siis, kuidas ma iseenda energia sageduslainetust. Taaskord, eesti keel on vaene keel. Oscillation ehk siis on vibration ja oscillation ehk siis eesti keeles on ta kõik üks virvendus, on ju. Aga just nimelt see lainetus. Energialained. Ja kui te saate aru sellest, et see, kui on hetki, kus meil ei ole õigust sekkuda. See, kui on hetki, kus me saame, kõik, mida me saame teha, ongi tõmmata tähelepanu ja näidata inimestele erinevaid võimalusi, siis seal te mõistate alles, et ei ole võimalik päästa kõiki. Ei ole võimalik siin meie väikeses Eestis võita Ukraina eest Venemaa. Lihtsalt füüsiliste piiride tõttu. Samamoodi, kui palju on ühes inimesi, sõdureid, kui palju on teises. Venemaa jaoks on see väike 1,5 miljoniline riik vaid üks Moskva osa. Nii et inimesed, tehke silmad lahti. Need, kes õhutavad sõda, kes püüavad igal võimalikul võimalusel võtta kätte ja hüüda, et eestlane läheb ja paneb Putini põlvili. Reality check. Vaadake uuesti. Ei ole vaja põdeda Napoleoni sündroomi. Sest minu jaoks see sellisena paistabki. Juba see oli minu jaoks Napoleoni sündroom, kui Eesti hakkas neid tohutuid Ukraina põgenikke. Me paigutame kõik ära. Ja mitte Eesti, vaid valitsus. Ja minu teada on need inimesed, kes põgenikke vastu võtsid ja majutasid ja toitsid siiamaani
selle teenuse korstnasse kirjutanud, sest riigi poolt selle eest mingisugust tasu ei tulnud. Või kui tuli, siis tuli häbemata väike summa. See, mis maailmas toimub, see toimub sellepärast, et me oleme selles arenguetapis. Ja seepärast, et võtmeisikuteks on pandud kasulikud lollid, ehk siis militaarjutus või militaarkõnes tuleb see pigem see, et head sõdurid, käsk tuleb, teen ära, vahet ei ole, olgu või ema vastas, tulistan. Need on head sõdurid. Ja ma ei taha siin tegelikult üldse maha teha sõjaväelase elukutset, ma ei taha siin maha teha mingisuguseid rahvusi, vaid see ongi see koht, kus sul tuleb toimetada omaenda südametunnistuse, moraali ja au nimel. Mis on sinu au? Mida sa saad nimetada, et see on sinu au? See on küsimus igale ühele teist. Kas te olete valmis raha nimel enda au maha müüma? Kui jah, siis ma ütleks, et teil ei ole ei südametunnistust, ei sisemist moraali. Kes ühel hetkel siiski taipab, et raha ei ole see, mis suudab hoida meie moraali kompassi õigel rajal, siis tere tulemast meeskonda. Me oleme siin selleks, et kõik see, mida meie suudame puudutada oma energiaga, oma maailmavaatega, oma energialainetusega. Et kas me laseme sellel lainetusel minna põhja poole või vastupidi, me käime suts ära, tuleme tagasi, läheme üles ja seesamune vahe, mis siis on miinimumi ja maksimumi vahel, vot see liigub ülespidi. See on oma vibratsiooni tõstmine. Sest ei ole meil üks sile maa minna. Meie elus juhtub kõike. Lihtsalt meil tuleb endale teadvustada seda, et on asju, mida me saame muuta. On asju, millest me ei suuda mööda minna, sest see on õige teha, et sinna sekkuda. Ja on asju, kus me ei tohi konkreetselt, universaalselt keelatud sellesse olukorda ronida. Miks? Seda küsimust olen ma tegelikult vastanud eelmistes videotes. Seda teemat ma olen oma õpilastega väga tihedalt arutanud. Ja mis siin kõige tähtsam ongi see, et see ei ole egoism. See ei ole enesekesksus, vaid see on moraal, meie isiklik sisemine moraal ja teadlikkus, mille järgi me saame teha otsuseid.
mul oli kunagi vestlus ühe sel ajal õpilasega, kes tohutult tundis muret oma laste, oma sugulaste, oma tuttavate pärast. Ja millegipärast oli olukord kogu aeg see, et no, mida rohkem ta muret tundis, seda halvemini nendel inimestel läks, kelle pärast ta muretses. Ja kui me hakkasime seda asja siis lahkama ja ta ühel hetkel sai aru, et tegelikult ta ise toodab seda raskust, seda negatiivsust, seda halba oma lähedastele, siis ta suutis sellest välja tulla. Keegi ei keela emadel, naistel muretsemist, aga seda muretsemist saab teha teadlikult. Kus kohas ma saan midagi toetada? Kas ma tohin seal toetada? Või on see asi minu kätest kaugemal? Näiteks sõltuvused. Väga palju on viimasel ajal sõltlasi surnud. Mitte ainult narkomaanid, ei. Alkohoolikud. Isegi suitsetajad, kes on ühel hetkel jõudnud sellise olukorrani, et esiteks tervis ütleb üles ja teiseks hakatakse nägema asju, mis panevadki ennast ära lõikama, korralikult ära lõikama. Miks? Küsite. Aga see ongi seesama koht, et inimesed ei suuda toime tulla selle üldise negatiivse fooniga, mida tegelikult läbi meedia, läbi Netflixi sarjade meile sisse pumbatakse sõna otseses mõttes. Ja kui nüüd võtta tõena seda, et nii nagu endise nimetusega vandenõuteoreetikud on rääkinud, et tegu on nanotehnoloogia sissesüstimisega olnud nende vaktsiinide puhul, siis inimese keha on nagu energiapatarei. Teate ju küll, eks ole, kui panna teatud tugevusega lamp, ühendada sõrmede otsa või hoiad traatidest kinni, siis on võimalik lamp põlema panna. Need on, meie kooli ajal tehti neid katseid väga palju ja füüsika ja ka bioloogia tunnis oli see väga, väga selline huvitav või sihuke elevust tekitav teema. Ja kui nüüd inimeste kehasse on lastud väikesed robotid, kes siis käivituvad teatud signaali vastuvõtmisel. Palju õnne. Robotile antakse käsklus see keha kustutada ja ta hakkabki seestpoolt seda asja hävitama. Mäletate küll peale neid suuri pandeemiaid, mismoodi vaktsineeritud, kes olid surnud, olid tohutud vereklombid veenides. Ja see info lekkis just nimelt lahkajate juurest, kes on aastakümneid erinevate haiguste tagajärjel lahanud, surnud, inimesi lahkanud. Ja nüüd hakkasid tulema sellised väga kummaliste sümptomitega just selle patoloogilise pildi näol. Et nagu, mis toimub? Mis nendega tehti? Loomulikult need tühistati ära. Aga
läksin jälle natukene sinna hirmutava teema juurde. Miks ma sinna läksin, on tegelikult hoiatus selleks, et hoidke oma tervist. Püüdke hoida oma immuunsüsteem tugev. Isegi kui see on nii-öelda meditsiiniliselt võimatu, sest põete autoimmuunhaigust, väga soovitan süüa, tarbida omega-3, B-vitamiinid, kõik grupid, mineraalid, maksa toetada. Maarjahookas oli see ravimtaim, eks ole, mis toetab maksa. Püüdke oma toidulaud hoida võimalikult puhas. Puhas selles mõistes, et kui te midagi endale toiduks teete, siis te teate, mida te teete. Praegusel ajal teame juba enam-vähem kõik, et liha, mida me poest ostame, võib olla 3D prindiga prinditud või laboris kasvatatud. Küpsetistes on putukad sees, putukate koorikud. Ehk siis see kõik ei ole selle biokeemilise masina kütus. Ja kui meie biokeemiline masin hakkab kuskilt tagasi andma, siis tegelikult tähendab see seda, et me jääme haigeks. Väljas on selline suur pläust. Loodetavasti pühadeks tuleb ikkagi valge kiht maha, sest siin on hommikul sajab lund, õhtu sajab vihma. Sellele järgneb mingi tohutu torm, lumetorm ma pean silmas, ja selline väga meie kehale raskesti vastuvõetav temperatuuride kõikumine üles-alla. Planeedid teevad oma trikke. Ehk siis on asju, mida meie muuta ei saa. Jah, kliimakatastroofid on suures osas inimtekkelised, aga inimtekkelised läbi nende samade kliima muutmisgeneraatorite järgi. Ja eks siis sellepärast siis on ka niisugused väga kummalistes kohtades väga kummalised ilmad. Mis puutub sellesse, kas Eesti lähebki soojemasse kliimasse? Jah. Mina olin 4. klassis, kui meile hakati juba geograafias rääkima just seda loomulikku planeedi pöörlemist, et umbes selleks ajaks, kui teie olete juba vanemad vanaisad, siis on maa ehk siis Eesti liikunud 1 laiuskraadi võrra. Ma terminiga praegu eksin. Ühesõnaga asi oli selles, et ekvaator liigub allapoole, Eesti selle võrra siis liigub sellesse subekvatoriaalsesse tsooni. Ehk siis me läheme soema kliima poole. Ja see ei ole saladus. See, et praegu tehakse mingisugust tsirkus selle kliima soojenemise ümber, mina ütlen selle peale, et
Need inimesed ei õppinud koolis mitte midagi. Need inimesed keelduvad mäletamast seda, mida neile koolis õpetati ja need, kes seda hirmsasti eest veavad, ongi need kasulikud lollid ehk siis head sõdurid, kes teevad täpselt seda, mida neile käsk on antud ja seda nad teevad. Vot, kohe hakkab tund täis saama. Mida ma tahan kokkuvõtteks öelda? Ükskõik, mida te teete. Ükskõik, millist elu te elate. Vaadake tõeliselt otsa iseendale. Kas te suudate peeglist otsa vaadata sellele inimesele, kes seal teile vastu vaatab? Ja kas te elate aususes, südametunnistuses ja omaenda moraalikoodeksi järgi, kus seisab selgelt, on asju, mis tuleb teha, sest see on õige. Praegu jäin mõtlema. Ei, meil on üks pühapäev veel selle aastanumbri sees. Millised teemad siis saavad? Eks see ole näha ja oleneb, mis elu ette toob, et võimalik, et tulen veel eetrisse sel aastal ühe korra. Järgmine aasta võib-olla uued formaadid, võib-olla uued teemad. Kas ma mõtlen, et ma peaksin lõpetama oma tegevuse? Ei, kindlasti mitte. Ma mõtlen pigem seda, et võib-olla tuleks seda teha harvemini või hoopis tihedamalt. Ehk siis teie tagasiside on oodatud, mida te sellest kõigest arvate, mis on teie sisemine koodeks ja püüan praegu peas ümber tõlkida Irina Belichova lõpusõnu. Ma kingin teile kõigile küllust. Ehk siis olge kaitstud oma enda südameväes. Elage südametunnistuse, aususe ja tõe valguses. Sellega täna lõpetan. Kohtume järgmisel pühapäeval.